Tere tulemast, daamid ja härrad, jälgima debatti, mille pealkiri on Vabatahtlikkus ja siseturvalisus Eestis, mille ellukutsujad on 3 vabatahtlikku organisatsiooni, Päästeliit, Eesti Abipolitseinike Kogu ja Naabrivalve. Ja et te taustaks tajuksite, milliste organisatsioonidega tegemist on, siis veidi numbreid. Naabrivalve koondab täna üle Eesti enam kui 10 000 liiget. Vabatahtlik pääste, Päästeliidu juhtimise all 121 liiget, neist 25 merepäästeühingut, 91 maapäästeühingut ning 5 eripäästeühingut. Ja kui ma õigesti mäletan, ise natukene vabatahtlike nõustanuna juba 2018. aastal tegid vabatahtlikud oma 3000 maa- ja 500 merepäästjaga kolmandiku kõikidest pääste väljakutsetest. Ja lisaks abipolitseinikud, mis koondab siis kuni 1200 abipolitseinikku, kes teevad aastas üle 100 000 tunni tööd selle nimel, et meil kõigil oleks siin Eestis lihtsam, parem ja turvalisem elada. Tundub ju, et tegelikult on kõik ju väga hästi, aga kui need 3 vabatahtlikku organisatsiooni on selle debatti kokku kutsunud, siis järelikult on ka küsimusi. Olen taustaks usutlenud kõikide nende organisatsioonide erinevaid liikmeid ja probleeme tuleb välja, et on. Aga alustame sellest, et me räägime nendest inimestest, kes siin täna on, kes on, võib ju sõnastada, tulevased võimalikud siseministrid ja teeme sellise tutvustava ringi, et igaüks saab võimaluse öelda, milline on tema side vabatahtliku organisatsiooniga. Alustame Lavly parempoolset. Milline on teie seos vabatahtlike organisatsioonidega? Siseturvalisuse organisatsioonidega? Aitäh! Kui mõelda selle peale, et ma olen enam kui 20 aastat Eesti riiki teeninud, südames teen seda täna ja teen seda ka homme, siis partnerasutusena olen ma ehitanud seda tervikpilti just nimelt õiguskaitsesüsteemi, riikliku süsteemi ja vabatahtlike vahel. Ja mis seal salata, olles nagu poolenisti oma elukohaga mere ääres, siis olen nuusutanud natuke ka kohalikku merepäästet. Väga hea. Alustame nüüd härrastest kõige pikemast sealtpoolt. Raivo Aeg, Isamaa. Tere päevast. Nii kui Lavly siin ütles, et on seotud pikalt olnud riigi teenimisega, nii ka mina, peaaegu 30 aastat korrakaitses ja sisejulgeolekus. Ja eks see on ka tinginud selle kokkupuute vabatahtliku organisatsioonidega. Ise, tõsi küll, kuskil liikmena kaasa ei ole löönud, küll aga politseipeadirektorina eeskätt abipolitseinike toetamine, nende koolituse organiseerimine väga selgelt tekkis see vajadus, kui te mäletate, kui siin pronkssõduri äraviimine oli, siis täiesti uut tüüpi kursused viisime sisse, kus siis kaitsepolitseinikud said oma väljaõppe koolituse. Ja mis puudutab naabrivalvet, siis selles mõttes julgen ennast pidada natukene naabrivalve kui sellise maaletoojana. 2000-ndate alguses oli meil, kui ma töötasin politseiametis korrakaitseosakonnas, siis oli meil Hollandi politseiga väga suur ühisprojekt, kus üks osa oligi siis selle naabrivalve idee Eestisse toomine ja selle maakondadesse viimine. Nii et see on mu kokkupuude olnud, et pigem sõkke võimaluste andmine ja tugi. Väga hea. Mati Raidma, Reformierakond. Raske lühidalt kokku võtta, aga olen 4. põlvkond meie peres päästja, tuletõrje, kogu elu seotud päästemaailmaga. Olen selle uue ühtse päästevõrgustiku kontseptsiooni autor, täna Riigikogus vabatahtlike päästjate toetusrühma juht ja ka naabrivalve liige. Väga hea, suur tänu, Mati. Marko Šorin, Keskerakond. Ja tänan. Mina olen Sindi tuletõrje seltsi liige, ehk siis paberitega vabatahtlik päästja. Ja peamine väljund meie seltsil on ennetustöö. Me oleme olnud siin aastast aastasse ühed Eesti rohkem arvulisemad ennetajad, sest meie omavahel ütleme ikka, et kui sireenid huugama hakkavad, siis on juba hilja. Et tulekahju vastu hakkab võitlus ennetusest. Ja olen selle tuletõrje seltsiga seotud asutamise hetkest saadik, aga mitte asutajana, vaid nii-öelda teise poolena. Töötasin Sindi linnapeana ja kui tulid inimesed
kes olid varasemalt töötanud või ka jätkuvalt töötasid Päästeametis, tulid jutuga, et tahaks Sindis tuletõrje seltsi moodustada, siis ma olin nii-öelda see pool, kes aitas seda bürokraatia poole pealt ära teha, leida ruumid ja aidata sisustada ka need ruumid, mis vajalikud olid. Ja siis ütlesin kohe, et astun selle seltsi liikmeks, sest kunagi oli neid üleujutuse tõttu vaja. Ja siis just see käsuliin, mis toimis päästjate hulgas, see avaldas muljet ja kui see hetk tuli, siis liitusin. Suur tänu, Marko. Anti Poolamets, EKRE. Ma võin Eesti ajaloo... Ei ole vaja, teeme lühidalt. Rahu. Eesti ajaloo tähtsate sündmuste kronoloogiat siin välja tuua, et 91 oli siis, kui oli vaja minna Kaitseliitu ja austatud Johannes Kirdi käe all meid ühiselamus rivi pandi ja nii sai minu Kaitseliidu tee alguse. Ja 2007 jälle üks tähtis sündmus, ebameeldiv sündmus Eesti ajaloos, siis sai astutud abipolitseisse ja seal olen ma tänaseni ja viimasel ajal on olnud hea kogemus, et saab ikkagi rohkem käia. Peeter Tali, Eesti 200. Eesti 200, jaa. Roheline noorpoliitikuna olen ma küll roheline nagu vihaleht, aga päästega kokkupuude on mul olnud väga lähedane. Olen peaaegu 3 aastat olnud kutseline päästja, küll tuletõrjuja Tartu Ülikooli kõrvalt ja olen päriselt päästnud inimesi ja osalenud päästesündmustel ja kui ma esimest korda kandideerisin vabadel valimistel Tartu linnavolikokku ja hiljem ka Eesti Kongressi, siis mu loosung oli, et valige Tali, siis tuleb ka kevad ja suvi. Ja üks tähtis punkt oli, et päästjad vajavad või tuletõrjujad toona vajavad ka toetust ja kaitset, sest muidu see asi ei toimi. Ja õnneks on läinud hästi, aga reformid on jäänud seisma. Tuleb minna sellega edasi. Ja ise vabatahtlikuna ma olen aastaid Kaitseliidu Tallinna Maleva Nõmme malevkonna liige lühidalt. Väga hea. Miks ma jätsin rohelised viimaseks on see, et Rasmus Lahtvee, olen temaga ise olnud nii kaevikus kaitseliitlasena kui ka abipolitseinikke saatnud erinevatel operatsioonidel, nii et sul tundub, et on kõige suurem side erinevate nende tänase ürituse korraldajatega. Jah, võib nii öelda küll, et kuigi minu vabatahtliku tee on juba varasest noorusest, lapsepõlvest oma isa kõrval pihta hakanud keskkonnakaitsjana, siis selline kodanikuühiskonna võimestamine on sealt nagu alguse saanud. Ja kui pronksiöö sündmuste ajel siis abipolitseinikuks astusin, sai üsna selgeks või üsna kiiresti selgeks ka see, et on vaja abipolitseinikke natuke paremini koondada, esindada ja siis olin tõesti Eesti abipolitseinike kogu üks asutajatest. Seejärel siis juba uue abipolitseinike seaduse väljatöötamise juures ja sealt aktiivselt edasi. Kaitseliitlaseks astusin kohe pärast seda. Kah ikkagi, et nii nagu ma ütlen, et riigikaitse kogu tema ampluaas on minu kirg. Meil peaks olema siin rivis ka Lauri Läänemets, siseminister, kes esindab sotse, aga ilmselt on ta objektil. Mõistame teda, loodame, et ühineb meiega siis varsti. Paneme tempot juurde, läheme konkreetsemaks, teeme laused lühemaks ja arvestades kõiki teie kogemusi, mida on näha, et teil jagub, võiksite te siis olla head partnerid, et vastata nendele küsimustele, mis siis erinevatel vabatahtlikel organisatsioonidel tekkinud on. Aga sissejuhatuseks. Vaatasin üle teie platvormid, mis seal salata, siseturvalisusest just väga pikalt ja põhjalikult nüüd räägitud ei ole. Riigikaitsele pühendatud väga pikad peatükid, erinevalt Keskerakonnast, kes tõesti on siseturvalisusega pulkadeks lahti võtnud. Aga mõned küsimused teile, teeme ühe kiire ringi. Taustaks. Mina olen olnud krimireporter alates ajast, kui Eestis toimus ikkagi selline kerge Chicago. Tapmisi oli 365, plahvatusi 72, liiklusõnnetustes hukkus 364, tuleõnnetustes hukkus 135 inimest. Plahvatusi täna ei toimu, tapmisi eelmisel aastal tapmistes surnuid 18, liiklusõnnetustes hukkunuid 50, tuleõnnetustes hukkunuid 48. Anti, miks Eesti päästmist vajab? Ma vaatan, teie programmis on näiteks selline punkt, toome kohtu ette nii NSV Liidu kui ka tema õigusjärgse aegumatud kuritööd ja nende toimepanijad.
mis siseturvalisuse probleemi tegelikult lahendama peaks? See ei ole niivõrd siseturvalisuse probleem kui õigluse probleem. Sellega me peame tegelema kogu aeg, igal aastal, et kommunismi kuritegudega tegeleme me edasi. Aga siseturvalisuse probleem on meil küllalt. Üks suur teema ongi, mille juurde ma jõuan. See on see, mille all kannatas Poola, Läti, Leedu ehk siis piiri temaatika. Meil võib samasugune oht realiseeruda ka siis, kui Putini Venemaa kukub, võib ka rahutuste aeg tekkida, meil joostakse piir lihtsalt maha. Ehk meie suur teema on sõjaväestatud piirivalve taastamine juba mitmendat valimishooaega. Eelmiste valimiste ajal me alustasime siis sisekaitsereservi taastamisega, et tegevus läks juba meie valitsuse ajal käima, aga praegune aeg, just need ründed Lätist Poolani piirile ja rääkimata Lõuna-Euroopast, aga tulid ju meile lähemale need probleemid, ütleb, et meil on kiiresti seda sama vaja, millega me kunagi alustasime, et piirireservi on vaja. Selge, räägime inimestest edasi, kus need tulevad, väga huvitav. Marko Šorin, Keskerakond, käivitame eraldi programmi vabatahtliku töö suurendamiseks ja tunnustamiseks koos lisarahastusega. Mis see eraldi programm on? Mis probleemide siseturvalisuse kontekstis seal lahendate? Need samad numbrid, mida te välja tõite, need erinevad ju ikkagi nullist ja areneva ühiskonnaga me peame sihi seadma seda, et see number oleks kogu aeg kahanevas trendis, mitte vastupidi või jääks kõikuma kusagile kindla numbri peale, et liikluses hukkunute arv püsib juba aastaid enam-vähem ühe ja sama koha peal, aga on ühiskondi kas või Rootsi, kes on seadnud eesmärgiks, et oleks 0 hukkunut. Et vabatahtlikud, kuna ma olen ise ka üks vabatahtlikest, ma näen, et teatud etapis võib nii-öelda see entusiasm pisut kahaneda või selline motivatsioon kaduda, et ennetus võib minna mingil etapil rutiinseks. Ehk siis sellist väikest motivatsiooni tõusupaketti või kuidagi avalikumat tunnustamist oleks vabatahtlikele mingitel hetkedel vaja. Et kui nemad on need, kes teevad ära suure osa just nimelt ennetustööst. Kas teile tundub, et praegu ei ole aktiivselt kaasatud? On see tegelikult küsimus ka Peeter Talile, kes Eesti 200 oma programmis tõstab esile, rahastame vabatahtliku kogukondliku initsiatiivi elanikkonnakaitse tagamisel, kaasame olemasolevad ühendused ja organiseeritud võrgustikud aktiivselt toetama ja nii edasi. Kas neid praegu siis ei kaasata? Võiks palju rohkem, et tegelikult tuleb vaadata, alati võiks palju rohkem, aga peab vaatama, et mis probleemi me lahendame. Et on 2 suurt probleemi, et kaitseväelasena reservis, et sõjalise kaitsega, jah, raha tuleb panna, relvasüsteeme tuleb osta, aga see on ühe teise debati teema, et kas me peame ostma tanke või arendama droonide armeed, nagu teeb seda Ukraina. Ja selles mõttes Ukraina sõda, eks ma parandan, Venemaa verine sõda Ukrainas on nagu avatud raamat, mille iga lehekülje pealt me peame võtma õppetunnid ja tegema nii, et meie ühiskond oleks kaitstud ja turvaline. Ja mis probleeme me lahendame? Et sõjalise kaitse mõttes on kõik enam-vähem, et 100 000 inimest on sõjaliselt välja õpetatud ja reserv. Ja iseasi, kui palju neil on varustust ja asju, aga see tugevusvaru on piisav. Nüüd, mis puudutab sisejulgeolekut, abipolitseinikud või siis ütleme nii, et politsei funktsioon, päästefunktsioon ja tervishoiufunktsioon, seal puudub reserv. Jah, kunagi oli sisekaitse operatiivrügement, jah, kunagi olid päästekompaniid, aga need on kuskil, see reserv on organiseerimata. Kuidas seda teha? Seda saab teha läbi vabatahtliku liikumise. Ja teine probleem, mis on, et seisab siin natukene mu kõrval ka Rasmus, et ma kohe seletan, et kuidas see on. Et kui on ikka teo- ja võimeline inimene, elab kuskil Põlvas või ka Tallinnas, siis ta tõenäoliselt on kaitseliitlane, siis ta tõenäoliselt kuulub kuskile erakonda, siis ta tõenäoliselt on abipolitseinik, priitahtlik pritsimees ehk päästja, siis ta käib ka mälumängus, teeb sporti ja osaleb laulupeol tõenäoliselt rahvatantsijana. Või kui on andekas, siis laulab. Volikokku kõik ei pea minema. Ja see on see probleem, et kui puhutakse pasunat ja on päris kriis, et siis tõenäoliselt seda vabatahtlikku päästjat või abipolitseinikku ei ole, sest on kas kaitseliitlase või reservväelasena
juba mobiliseeritud, aga on suur hulk inimesi, kes ühel põhjusel ei saa või ei taha või ei ole valmis teiste inimeste pihta tulistama, aga meil seda tugevusvaru on ikkagi vaja. Naiskodukaitse teeb väga tänuväärset tööd, aga nende ring on ikkagi liiga kitsas, et seda tuleb teha laiemalt. Ja siin me näeme seda võimalust ja me ilmaasjata ka ei ütle, et elanikukaitsesse kaldkriips sisejulgeolekusse tuleb ikkagi investeerida kuni 3% SKP-st. Osa raha on seal muidugi olemas, aga ma pean vist nüüd lõpetama, jah? Peab vist lõpetama. Lähme edasi. Mati Raidma, ma ei leia Reformierakonna programmist eriliselt siseturvalisuse probleeme ja nende lahendusi. Te räägite riigikaitse teenistuse loomise arutelu avamisest. Siin on palju öeldud, tuleb teha uusi üksuseid, piirivalve tuleb taastada. Kus need inimesed kõik tulevad? Et me avame veel midagi. Ilmselt ei uurinud hoolikalt, seal on eraldi ka sisejulgeoleku peatükk meie programmis, aga 2 punkti ikkagi tahaks välja tuua. Küsimus oli ju, mis on kõige suurem väljakutse. Täna mina hindan, et professionaalne pool, nii politsei kui pääste, on kindlates kätes ja arenevad väga hästi. Ressurssi loomulikult on juurde vaja. Kus on probleem, on koostöös ja see väljakutse on jäänud tänaseni. Ehk siis riigi tasand, kohalik omavalitsus ja kodanike ühiskond. Kuidas need panna koos tööle, et täita seda siseturvalisuse peamist eesmärki, ehk siis inimeste turvalisuse tagamist. Aga mis puudutab riigikaitse ülesannet, siis see on vastus eelnevalt välja toodud probleemile, et tõepoolest Eesti on väike ja kõik inimesed on kõikjal. Aga kui võtta kätte ja ikkagi kaardistada ja et igal inimesel oleks selgus riigikaitselises ülesandes ja riigikaitseline ülesanne tähendab ka elanikkonna kaitselist, mitte ainult püssi, siis tuleks selgus ja siis tuleks ka inimestel selgem arusaam, mis on nende roll, kui kriis kätte jõuab ja kõige hullem ka sõda. Isamaal on väga konkreetne, toetab ühiskonna turvalisust suurendavaid kodanikuühendusi ja vabatahtlikke, sealhulgas abipolitseinike päästeid. Aga kuidas te toetate siis, Raivo Aeg? Ja, no vaadake, siin on selles mõttes on meil ju väga selge ka erakondade ülene kokkulepe, et riigikaitsele tuleb rohkem panustada. Meil on siin protsendid välja toodud, kes toob protsente, kes ütleb, et anda tuleb nii palju kui vaja. Et riigikaitse oleks tagatud, aga mitte kunagi minu meelest ei tohi eraldi hakata käsitlema, mis on nüüd, ütleme, sõjaline riigikaitse ja mis on sisejulgeoleku võimekuse tagamine. Nad on niivõrd tihedalt omavahel seotud, et kui me siin juba rääkisime Ukraina sõjast, siis me näeme seda, et mis toimub tegelikult väljaspool rinnet tagalas, kuivõrd oluline on seal sisejulgeoleku tagamine, et päästa inimesi, ennetada seal mingit marotöörlust, nii edasi, et jälle, et neid kindla peale tuleb käsitleda seda 2 valdkonda koos ja võrdselt ka koos arendada. Nii et see tähendab, et tuleb leida piisavalt ressursse selleks, et oleksid meil sisejulgeoleku teenistused motiveeritud ja samamoodi ka siis vabatahtlikud, kes neid abistavad. Et no, mis meil vabatahtlikel on eeskätt on vaja seda varustust, et nad saaksid efektiivselt oma tööd teha. Ja loomulikult siis nende nii-öelda kulutused, mis nad on teinud, et neid siis kompenseerida. Ja eks ta see, et me räägime ka täna siin elanikkonnakaitsest, laiapindsest riigikaitsest, et sellele põhja me peame panema alus ikkagi nüüd koolist, et viia kooli sisse kohustuslik, on ta siis kodanikuõpetuse nime, riigikaitseõpetuse nime, mis vahet ei ole, mis nimi see on. Aga sealt kasvab meie tuleviku nii-öelda potentsiaal, kes selle ellu viivad. Ja vaat, mis on veel väga huvitav fenomen on see, et 90-ndatel, kui Eesti riik taasiseseisvus, riik oli vaene, aga kui palju oli siis meil politseinikke, kui palju oli päästjaid ja täna, kui meie riigirikkus on oluliselt kasvanud, on riik samas kõik need sisejulgeoleku ja siseturvalisuse teenistused nii õhukeseks ööveldanud,
et seal on tuhanded ja tuhanded inimesed on nendest teenistustest lahkunud. Et küsimus, et miks me oleme lasknud sellel niimoodi juhtuda ja miks me oleme suunanud selle noole või selle raskuskeskme just nagu vabatahtlike peale, et see on väga tänuväärne, et nad on olemas, aga tegelikkuses me peame ikkagi ka nüüd vaatama väga selgelt otsa sellele, et kas nende teenistuste enda võimekust ka tuleb oluliselt tõsta ja nende motivatsiooni parandada. Lavly, parempoolsed, kas Eesti peab tagasi minema aega, kui meil on Siseministeeriumi valdkonnas täpselt need Raivo nimetatud kõik inimesed ametnikena tööl, ehk et need vabatahtlikud peaksid olema rohkem päris ametnikud? No siin ongi näha jah, et on erakondasid, kes vaatavad tagasi, on erakondasid, kes vaatavad edasi, parempoolsed vaatavad edasi ja parempoolsed on väga selgelt ka selle välja öelnud. Riigikaitse ei ole poliitilise ärplemise koht. Meie teine põhimõte, kui lugeda, on see, et julgeolek on tervik. See julge olemine siin täna ja praegu on see, mis on määrava tähtsusega. Parempoolsed pakuvad välja piiririigi doktriini, kus vaadatakse süsteemi tervikuna. Ma tuletan meelde, et ka küsimus oli see, et mis on põhiprobleem. Ja põhiprobleem on see, et meil on süsteem pillapalla laiali, meil ei ole tervikpilti ees, meil ei ole terviklahendusi. Sest meie põhimure on ju inimesed. Inimesed väga erineval moel. Alates demograafiast meil lihtsalt ei ole inimesi. Teine probleem on see, et me ei kaasa inimesi läbi nende tugevuste õigetesse kohtadesse, kui me räägime vabatahtlikkusest. Kolmas on see, et kui me kaasame, et need, kes on abipolitseinikud, teavad, et abipolitseinikke on palju, aga nende kaasatus ei olegi nii kõrge. Miks? Nad ei ole millegipärast motiveeritud. Ja kolmas väga selge küsimus, millega tuleb tegeleda, on kõik võimalik selline bürokraatia ja tehislikud tükked, et võtta maha see inimestelt ja süstida neisse seda. Meie riik, meie kaitseme, meie teeme kõik, mis meist oleneb just nimelt selleks, et siin oleks julge olla. Väga hea. Lauri Läänemets ajatas tänase hommikuse debati ajaks täpselt ühe suurepärase uudise. Kiidame. Vabatahtlikud päästjad saavad erandkorras 5 miljonit eurot Siseministeeriumilt. Hea meel seda uudist siit ette lugeda, aga tulles teie valimisprogrammi juurde, ütlen nii. Kujundame Päästeametist elanikkonnakaitseasutuse piirkondlike kriisivalmidusbüroode ning uute võimekustega. Loome Politsei- Päästeameti reserv kriisiüksused. Suurendame Sisekaitseakadeemia õppekohtade arvu. Väga paljudes ka teistes kõikvõimalikes valimisplatvormides kõlab läbi see, et loome, suurendame, toome juurde. Kust need inimesed, Lauri, tulevad? Sisekaitse politseil on täna olukord, kus vakantsete ametite hulk on 300 aastas. Kolledž annab aastas juurde 150 inimest. Pension viib aastas, sel aastal, järgmisel aastal veel hulga inimesi töölt ära. Te tahate uusi asju luua, paljud inimesed siin ka selles rivis. Kelle arvelt te loote? Kust need inimesed tulevad? Aitäh. Väga palju me oleme alustanud, et 8 kuuga väga palju ei jõua, aga natukene ikka, et mitte ainult vabatahtlikud päästjad ei ole saanud seda toetuse lisa, vaid tegelikult abipolitseinike kogu merepäästjad kõigi rahastust me oleme proovinud suurendada ja seda ka selle eesmärgiga, et mitte ainult varustuse koha pealt, mitte ainult oma ürituste koha pealt, vaid ka koolitused ja kaasarääkimine on väga oluline. Et ma olen kõigi nende kogude juhtidega ka suhelnud ja arutanud neid teemasid, et mida seal vaja. Nüüd sellega ma olen nõus, et minu arvates kõige olulisem asi kogu selles valdkonnas on inimesed. Et see on ka põhjus, miks me päästjate ja politseinike palka oleme suurendanud ja tegelikult see on põhjus, miks vabatahtlikel päästjatel ju 2-kordseks läks see aastane tegevustoetus, mis sinna komandodele läheb. Tegelikult merepäästel suurenes see sellel aastal ja kõigil teistel. Nüüd, kui me räägime nendest, need on natukene erinevad asjad, et mis sealt programmist võtta. Näiteks, kui me räägime sellest kriisireservist, siis täna Kaitsevägi
võtab ajateenistusse oluliselt rohkem inimesi, 2 korda rohkem inimesi, kui neid pärast reservi siis ametikohtadele arvatakse. Ehk siis seal koolitatakse neid, aga riigi mõttes pärast seda oskust kasutusse ei võetaks. Me oleme Kaitseväega arutanud, me oleme ka Kaitseministeeriumiga selle protokolli või eesmärgi allkirjastanud, et me tahame jõuda sinna, et kui teatud inimesed, kes ajateenistuse läbivad, siis nad saavad spetsialiseerituma nii-öelda koolituse näiteks, et nad saaks olla pärast seesama kriisireserv, kes siis toetab kas politseid on ju või Päästeametit, sest täna vaadates evakuatsioonivõimekust, meil on Naiskodukaitse, kes väga tublit on evakuatsioonirühmasid üle Eesti mehitab, siis kõigest sellest koos vabatahtlike päästjatega, koos päästjatega väheks, et me seda kriisireservi arendama peab, aga ta on reserv, ta on nii-öelda reservväelas. Väga hea. Jätkame vabatahtlike teemadel. Siit kõlas ka läbi, te saate täiendada kenasti. Üks probleem, mida tõstatatakse kõikides nendes vabatahtlikes organisatsioonides, on just nimelt koostöö ja inimesed. Ma lugesin ette statistika, kuhu Eesti on jõudnud selle ära fileeritud ametnike arvuga. Kui ma õigesti mäletan, 2007 kuni 2014 vahemikus koondati Siseministeeriumi valdkonnas 2000 ametikohta. Rohkem kui kõik ministeeriumid kamba peale kokku. Ometi koostöös ja vabatahtlike abiga on suudetud need siseturvalisuse olulised hukkunute numbrid, tapetute arv hoida uskumatult. Peaaegu, et taasiseseisvuse Eestis madalamal tasemel. Minu küsimus on see, et miks ei tehta nende organisatsioonidega, kelle abil on see saavutatud? Täna, Lauri, sina siseministrina oskad kindlasti vastata, sellisel moel koostööd, et nad peavad ise kolmekesi panema seljad kokku, mõtlema seda, et kuidas saaks panustada veel rohkem, veel paremini. See, et keegi tuleks ülevalt ja ütleks, kuulge, istume maha, mõtleme koos läbi, seda justkui ei ole. Soovi teha nende organisatsioonidega, kes on juba panustanud palju, ka selle sama elanikkonnakaitse probleemi lahendamiseks, selle sama koolituste probleemide lahendamiseks, kas või varjendi probleemide lahendamiseks, seda koostööd, seda tahet strateegiliselt seljad kokku panna, seda ei ole. Jah, kõigepealt ma ütlen nii, et kui sotsid valitsuse tulid, siis me ütlesime, et kõik kärped jäävad ära, eriti veel Siseministeeriumi valdkonnas. Ära nad on jäänud, et kõik nii politsei kui pääste uus juht saavad mõlemad 500 000 eurot nüüd juurde uute töökohtade loomiseks, ehk siis me hakkame neid taastama vastupidiselt sellele. Nüüd, mis puudutab vabatahtlikega koostööd, siis need igapäevased tegevustoetuste suurendamised on ka selle eesmärgiga, et ma ei tea, abipolitseinikud, päästjad ise saavad otsustada, kas nad võtavad sinna kellegi tööle või kuidas nad seda enda nii-öelda võimekust parandavad, aga see on võimekuse tõstmiseks. Minu väga konkreetne nägemus, mis ma kui uut politseijuhti ja Päästeameti juhti valisime ja kui olid välja valitud ja me selle esimese vestluse tegime nii-öelda pärast seda väljavalikut, oli see, et see inimeste probleem, vabatahtlike kaasamise küsimus, kui seal on mingisugused väljakutsed, et nad peavad nendega tegelema. Ja ma ütlesin ka ära, et mu ootus on, et nad toovad selle plaani ka, kuidas ja kustmoodi. Ehk siis siseministrina ma nii palju, kui on võimalik otse suheldes, olles ise ka abipolitseinik, et küll mõned aastad juba aktiivsest tegevused kahjuks eemal on, aga otsesuhtlust nii palju, kui minister saab teha, ma olen teinud ja minul on väga tugev ootus olnud neile uutele juhtidele, et nad seda jätkaks. Rasmus, kuidas tegelikult on abipolitseinike ja teiste vabatahtlike organisatsioonide kontekstis? On koostöö või ei ole, peaks olema parem? Koostöö saab alati parem olla. Koostöö on aastate jooksul suurenenud, eks me ise abipolitseinike kogus ja just nimelt selle organisatsiooni kaudu ja aktiivsete abipolitseinike ja vabatahtlike kaudu tegime ka väga tugevat tööd, et see vabatahtlikud ise peavad pingutama selle nimel, et neid võetaks tõsiselt. See on aastate jooksul pigem nii olnud, aga nagu kuidas see võimalik on? Miks peavad vabatahtlikud ise pingutama, et riik võtaks neid kui väärilisi partnereid? Peeter tahab lisada. Et Rasmus vastab ära ja mul tegelikult lõikab kõrva see, et riik teeb seda, riik teeb kolmandat, riik teeb neljandat. Raivo Aeg ütles ka, et riik on siin ööveldanud õhemaks ja on teinud nii ja naa. Et miks te pole parandanud, ise olete praegu valitsuses. Aga riik, see oleme meie ja millest me räägime, et mida on vaja parandada
valitsussektorit, sest valitsussektor on mugavustsoonis, ametnikud tihtipeale toimetavad oma suva järgi, ei ole võimalik, sest me oleme alumisse sahtlisse kirjutanud mingi regulatsiooni, minister on sinna allkirja peale pannud, seda ei saa muuta. Raha ei ole, raha pole maailmast kadunud, tegelikult see on lihtsalt ettekääne, et olla mugavustsoonis ja ma lisaksin siia ühe mõtte, et see suhtumine on selline, et on ka läinud kuidagi sinna, et me oleme teenusekeskses ühiskonnas, et seda on ka Reformierakond siin kõvasti juurutanud, et nad peaks tulema ka ikkagi mugavustsoonist välja, see on ju poliitiline debatt, eks ju. Ja teenusekeskne, et minakene olen nüüd kodanik ja riik peab pakkuma mulle, riik jällegi, peab pakkuma mulle turvalisusteenust, kiirabiteenust, veel mingit teenust, et tegelikult seda vabatahtlikkust hoiab üleval kodanikuühiskond ja me tahame jõuda sinna, et iga täiskasvanud elanik, iga elanik teab, mida kriisi korral teha ja selleks on vaja meil vabatahtlikke. See kõik on tuttav teema. Ma lähen edasi, paar näidet. Rasmus oskab täiendada. Vabatahtlikke abipolitseinikke on täna 1200. Abipolitseinikud ise peavad seisma selle eest, et neil antaks võimalus teha rohkem. Politsei täidab täna umbes 7, sa räägid, et riik ei ole see ja teine, on küll, nad ise pingutavad. Abipolitseinikud pingutavad selle nimel, et nad saaks teha rohkem, et muudetaks seadust, et nad ei peaks mitte ainult reageerima ja aitama politseinike tänaval, vaid saaksid olla kas või passilauas inimestel abis. Aga selleks tuleb muuta seadust. Kuidas kuidagi tobe, et ütleme, EKRE räägib ametnike riigist, aga see ametnike riik ei ole suutnud abipolitseinike, kes tahavad rohkem pingutada, toetada ja aidata. On see nii, Rasmus? No jah, selline mulje on kahtlemata jäänud, sest ega need hästi palju ametnike riik või ka poliitiliselt muutused on ju alati rasked ja vabatahtlik oma entusiasmis võibki tunduda paljudele ka poliitikutele väga hirmutav, sest ta tõesti tahab ise panustada. Just. Aga siin mina näengi mitte probleemi, et inimene on mitmes kohas aktiivne, vaid võimalust. Sest olles mitmes kohas aktiivne, seesama inimene, ta mõistab paremini seda riiki, mis on meie riik, eks ole. Ja see vabatahtlik suudab seeläbi paremini fokusseerida ka oma panust, et kus ta saab aidata, kus ta saab midagi paremaks teha. Ja siis ka juba suuremas plaanis harida poliitikuid, kes võib-olla nii palju vabatahtliku tegevusega kokku puutunud üldse ei olegi. Siin laua taga pigem tõesti inimesed on sellega kokku puutunud. See on hea, see on hea. No nii, Antil pikalt sõrm püsti. Ametnike jaoks võib öelda, et meil on vaja tarku ametnikke, tegusaid ametnikke, mitte jalgu järel lahistavaid ametnikke. Aga mis puudutab praegust perioodi ja seda vabatahtlike suurt teemat, on nimelt see, et meil on momentum, kus väga paljud tahavad rohkem panustada. Meil on 4000 uut liitujat Kaitseliitu, aga meil ei ole instruktoreid, palgalisi, kes neid välja õpetavad. Igale poole tuleb vabatahtlikke juurde ja ka nende enda ressurss tuleb käima panna kogu selle koostöö arendamiseks. Aga samas mina ei arva, et nüüd peaks riiki riigis ehitama. Me oleme ikkagi abistavas funktsioonis, mitte mingisugune Päästeameti asendaja, eks ole. Me oleme nende tugi, me oleme politsei tugi, me ei kavatse neid mingil juhul välja vahetada, aga meie toetusefektiivsust võib tõsta kas või sellega, et Kaitseliidus oleks nende 4000 jaoks rohkem instruktoreid, abipolitseis, kes mitte ainult ei saada kirju, vaid ka helistavad, küsivad, kuidas sul meeleolu on, kas me saame sulle mõne idee, kas me saame sulle mõne tegevuse anda. Anti, aga selles teie loodavas uues piirivalves peaks kõik olema ikkagi ametnikud, et kuskilt on uued ametnikud leida. Meil on mitu tasandit, meil on 2 asja. Sõjaväestatud piirivalve, kes käib nii nagu varem oli, aga sisekaitsereserv oleks vabatahtlik põhiliselt. Räägime koostööst, kaasamisest. Veel üks näide. Enne selle debatti küsisin siinsamas toas viibiva 10 000 pealise organisatsiooni naabrivalve juhi käest. Kas teid sellesse elanikkonna teemasse, et kasvatame elanikkonnakaitset, viime selle kõikidesse Eesti küladesse, maakondadesse. Kas teid on kaasatud? On kutsutud, et mõtleme koos, kuidas seda teha paremini? Vastus ei ole. Teie kõigi programmis on sees see, et teeme seda elanikkonnakaitset, teeme kõik koos, viime igasse külasse. 10 000 pealine organisatsioon ütleb, pole kuulnud, et keegi oleks teist helistanud. Lavly,
sellepärast ongi vaja uusi jõude, ma olen siin nõus Eesti 200-ga, parempoolseid Riigikokku, sest siin on nagu härrased, kes on olnud võimul 10 aastat, 15 aastat, 20 aastat ja jälle me kuuleme sõnu, tõhustatakse, tehakse koostööd, parandatakse. Miks ta ära pole teinud? Aga ma julgen väita, et kui me räägime vabatahtlikkusest, siis uhked ja õnnitleme siin härra siseministrit 5 miljoni puhul. Sõbrad, valitsus võttis vastu hinnaleevendustoetuse aasta lõpus, see läks riigile maksma 30 miljonit. Tegelikult tänane valitsus raiskab raha. Ma tahaks näha, mis näoga te vaatate vabatahtlikele otsa. Pärast neid otsuseid absurdne peretoetuste eelnõu hakkab riigi kassast välja viima 10, tulevikus 100 miljoneid. Laenu on võetud sellistel tingimustel, et meil Lauri, täna... see on ühe teise debati teema. Lähme vabatahtlike juurde. Ma lõpetan ära ja vabatahtlike osas ma võin väga selgelt öelda, need lahendused on olemas. Kui olla järjekindel, kui olla nõudlik ja ma ei räägi mitte pelgalt nagu koostööst, vaid tegelikult tuleb ehitada ühtne võrgustik sellele süsteemile. Logistikud, autojuhid, see sama teema, kuidas üks mees saab mitmes kohas olla. Inimene peab teadma, mida temalt oodatakse ühes situatsioonis, teises situatsioonis, kolmandas situatsioonis. See süsteem peab olema tervik, mitte rääkida ainult sellest, väga kuidas me anname raha, aga ma ei saa jätta. Aga need samad organisatsioonid ütlevad, me oleme valmis. Meil Ja on ma võrgustikud vaatan olemas. otsa. Kaasake meid. Raivo Aeg. Ja, no me räägime sellest nüüd elanikkonna kaitse ülesehitamisest, et sellest on räägitud küll aastaid, ma olen nõus sellega, aga tegelikkuses seda teravikku ei ole siiamaani ikkagi nagu selles mõttes teadvustatud ja me saime selle vajadusest väga selgelt aru ikkagi nüüd tänaste sündmuste taustal, mis toimub Ukrainas. Nüüd on see teema võetud väga tõsiselt lauale ja ma olen päris kindel, et sellega minnakse ka edasi ja minnakse lõpuni, need organisatsioonid saavad tuge, need ehitatakse üles, tulevad need vastavad koolitused ja ka rahalised toed. Rahustan Lavlit nii palju, et see sama peretoetus, mille peal sa vihane siin olid või etteheiteid tegid, et see on absurdne. Daamid ja härrad, teine debatt. Ma ütlen, et sealt tulevad need tulevased ka vabatahtlikud tuletõrjujad, vabatahtlikud politseinikud ja merepäästjad. Et me peame ikkagi mõtlema mitte ainult tänasele päevale, aga tulevikku. Teeme nii. Aga üks asi on veel, et tõepoolest sellega ma olen nõus, et täna on teatud nagu segadus, et kes on aktiivne inimene, see on igal pool. Ja riigil tegelikult ülevaade täna konkreetselt puudub, et kes siis millega üldse tegeleb, keda millal üldse rakendada saab. Et see olukord vajab kindlasti ka selgitamist, kui me tahame, et see tegevus oleks korrektne. Ja viimane asi, mis ma tahtsin veel öelda, et ma ei tea seal kuidagi öelda, et riik, et mis see riik ikka on, et me ise oleme riik. Riigi ülesanne, põhiülesanne ongi see, et ta tagaks oma inimeste turvalisuse ja põhilised sellised elutähtsad teenused. See on riigi ülesanne. Ei saa öelda, et see pole riigi asi, et küll vabatahtlikud ise seda teevad. See on riigil väga oluline küsimus. Ja veel kord, seni on väga hästi hakkama saadud. Ja läbi riigi institutsioonide tuleb ka tugi nendel samadele vabatahtlikele, kes nende tegevust siis korraldavad ja peavad koordineerima. Marko, Mati ja siis on Lauri ja tõmbame selle joone alla. Tänan, et kuna siin oli juttu koostööst, siis ma tahaks tuua peaaegu õpiku näite aastast 2012, et me saaksime aru, et meie tänane olukord on parem. Sindis oli üleujutus, seal oli jäänud ühte majja inimesed koos koeraga, muideks väga oluline aspekt, olid jäänud siis vetevälja taha ja seisime, vasakul käel oli mul politsei ja piirivalveameti inimesed, teisel pool olid päästjad. Mina olin keskel, töötasin siis linnapeana. Päästjad ütlesid, et nendel on mehed, aga neil ei ole paati. Teiselt poolt öeldi, meil on paat, aga ei ole mehi. Ja siis sai need kokku kutsutud sinna tänava peale kokku ja öelda, et ühed toovad paadi ja teistel on mehed, et unustame selle ära, et erinevad ametid on. See oli aastal 2012. ERR veel helistas, et ärge enne seda koera ära tooge, kui nad saavad veel filmitud, sellepärast ma mainisin koera ära. Nii et see on see olukord, kus me oleme tulnud. Ja kindlasti on meie olukord läinud palju paremaks, sest algselt oli meil see nõukogude ajast välja tulemise inerts veel sees, täpselt nagu see ühetaoline tulumaks. Inerts oli sees, alguses algkiirendus oli väga hea, enam see tänapäeval enam ei kõlba. Aga meie juhid on järjest enam haritud, tänu sellele ka organisatsioon läheb pidevalt intelligentsemaks ja me saame keerukamate ja komplekssemate probleemidega
tunduvalt efektiivsemalt hakkama. Tänu millele saab vähemate inimestega teha rohkem. No näed, seda me oleme ka suutnud. Küsimus on selles, et nad tahaksid veel teha. Mati. Jah, kõigepealt tahaks tänada selle ürituse korraldajat, et nad suutsid sellise hea tahte koostööleppe koostada omavahel. Ja ma olen täiesti kindel, et see ei ole mitte selleks, et panna seljad kokku ja võidelda riigiga, aga seda, et ajada ühte asja. Mis puudutab elanikkonna kaitset, siis mõistkem, see on väga värske teema, kus ühiskondlik ootus on täna kõrge. 18 tegin selle raamatu, Päästeliit rääkis 10 aastat tagasi sellest. Ja kas ühiskond reageeris sellele? Ei, aga ühiskond selles on poliitikud. No nii, okei, lähme edasi. Mati mõte. Tänane Ukraina näitab ja ühiskondlik ootus on kõrge, ehk siis materjal on olemas, mis on täna tegemata tükk kõigi meie, kes me ka peale valimisi võime Riigikogus jätkata, on sisustada elanikkonna kaitse. Täna on mitmeid teooriaid ja kõik võitlevad jälle selle lühikese teki eest. Et sisustada ja mõtestada ja jällegi mõtlen tagasi koostöö juurde, ehk siis riigi tasand, kohalik omavalitsus ja kodanikuühiskond peavad siin koos tegema, see on ainus eduvõti. Ja mis puudutab nüüd siin avaliku teenistuse valdkonda, siis mul on olnud kogu aeg idee, et kui avaliku teenistusse astud, siis su CV-s peab olema kohustuslik rida olnud liige ka vabatahtlikus ühingus, et saada aimu, mis on. Väga hea. Mati, ma kunagi mäletan sellest ajast, kui sa Päästeameti peadirektor olid, käisid Islandil, see oli mingi 90 aastate lõpp, tagasi ja rääkisid lugu, mis tegelikult elab paljude inimeste peades tänaseni ja millega ma juhatan sisse küsimuse Laurile. Islandil umbes 400 000 elanikku, külades, kogukondades, ühes samas majas koos vabatahtlik päästja, kaitseliitlane, naabrivalvur, abipolitseinik. Ühes samas majas üks raamatupidaja, üks koristaja, üks elektriarve, üks seesama auto. Igale kriisile reageeritakse ühe sama meeskonna, ühe sama jõuga. Ühte kriisi lahendab ühe valdkonna spetsialist, teise valdkonna spetsialist. Lauri, järsku peaks lõpuks ometi ära otsustama, et teeks selle kõik strateegiliselt väikses kahanevas riigis, kus meil ei ole võimalik ka politseile anda iga aastast vajalikku vakantsi täidet, kus me peame kogu aeg koondama raha ei ole vähe. Teeme ära selle, paneme kõik kolm kokku. Teatud kohas me neid hooneid oleme ehitanud sisu sellisena kokku pannud, et ma ei pea ennast nii suureks spetsialistiks, et öelda, ma olen küsinud seda küsimust päästetelt ja politseinikelt, et seal on mingid oma plussid ja oma miinused on ju. Et kahjuks selle 7 kuu jooksul ma kõigega ei ole, kõiki Eesti probleeme ei ole jõudnud ära lahendada, aga mis puudutab elanikkonna kaitset, siis tõesti see on minu jaoks prioriteet olnud. Ma need eesmärgid seadsin, meil täna on valitsus heaks kiitnud kõiksugused ambitsioonid on ju, kui palju me inimesi koolitame 4 aasta jooksul, 1,5 elanikud, 10 aasta jooksul 730 000 inimesele varjumiskohad, kõik asjad, mis sealt tulevad. Nüüd tõesti ei ole minu teada ka veel naabrivalvet kaasatud ja näiteks ei ole kaasatud ka veel nendesse protsessidesse Toidupanka, kes ka kriisides on väga oluline osapool ja veel mõnda, et lihtsalt ei ole etapilt sinna jõutud, aga peab kaasama. Täpselt samamoodi, nagu ma olen need ootused ka püstitanud ministeeriumis. Täpselt samamoodi Naiskodukaitse, Kaitseliit ja kõik teised, et ühte jalga peab astuma. Ja mis ma tahan öelda, et nii Päästeliit, abipolitseinik kui kõik teised on tegelikult üli nagu kõvad organisatsioonid, ses mõttes, et kui me räägime, et mingeid asju on vaja muuta ja nemad peavad ettepanekuid tegema, siis see ongi nagu kõige suurem tunnustus. Lihtsalt abipolitseinikud on nii palju edasi arenenud, et nende võimekus on oluliselt suuremaks läinud, kui see oli 5 või 10 aastat tagasi. Ja see on normaalne loogiline arenguprotsess, et täna tehaksegi ettepanekuid. Tõesti, meil ongi vaja, et kui need IPAPid oma patrulliga ringi liiguvad, et nad saaksid selle sama võib-olla mingi purjus härra seal kuskil magab, nad saaks iseseisvalt selle ära võtta, mitte ei pea selle jaoks politsei patrulli tooma või Päästeliit täna oluliselt laiemalt vaatab nagu Ukraina sõja kontekstis kõiki neid oma ülesanded. Neil on ambitsioon oluliselt suurem ja see on ka nagu põhjus, miks me seda rahastamist suurendame, see on tegelikult põhjus, miks seda dialoogi peaks rohkem arendama, sest sealt tulebki nagu areng. Aga võib-olla siin selleks, et meie siseturvalisus kasvaks sama positiivses tempos olukorras, kus inimesi on vähem. Võib-olla me peaksimegi tegema seda, mida on ka ju arutatud. Linnakeskustesse, suurlinnadesse väga tugev riiklik operatiivne juhtimine, väga kange tehnikaga ja kõrgete palkadega igas siseturvalisuse valdkonnas. Ja seal, kus võimalik kogukondades, näiteks selle plaaniga, mida parempoolsed tahavad teha, et valdasid jääb järgi nii palju kui maakondi vanasti, igas maakonnas siseturvalisuse riiklik keskus, aga ülejäänud teenuseid täidavad vabatahtlikud.
väga korraliku rahastus. Mina isiklikult ei tahaks lükata nii-öelda politsei ja Päästeameti ülesandeid vabatahtlike kaela, sest seal on erinevad rollid, et täna on, ma arvan, päris kõva võrgustik meil üle Eesti, et me saame seda suurendada, ma ei tea, kas pääste poole pealt peab väga suurendama, et pigem peame nagu võimestama seda, mis on, aga näiteks abipolitseinike koha pealt võiksime nagu suurendada ja abipolitseinike koha pealt ka väga hea näide, et need samad 1100 või 1200 abipolitseinikku, iga aasta täna me oleme jõudnud sinna, kus 25% neist läheb politseinikuks edasi õppima. See on nagu ülikõva asi, mida teevad, nad vabatahtlikult teevad. Nad tegelikult ongi nagu osa ju sellest politseisüsteemist. Väga hea, Lavlil sõrm püsti. See süsteem peab hästi selge olema, et riigi ülesanne, riigi võimu ülesanne, see peaks olema see, et riik vaatab seda strateegilist vaadet. Kas see on igas KOV-is, kuidas see on korraldatud, see on tehniline küsimus. Punkt 1, strateegiline vaade. Punkt 2, just nimelt toetada neid vabatahtlikke organisatsioone selle korralduspoolega. 3, koolitada. Teate, kõik, kellele mina helistasin vabatahtlikud, et samamoodi kuulata neid ja küsida. Nad ütlevad, üks, mis neid motiveerib, on koolitused riigi poolt, mida muideks neil on lubatud, aga siis nad ei ole saanud. Lavliga nende koolituste kontekstis ütlevad vabatahtlikud, me igaüks ka selle elanikkonnakaitse osas teeme kuskil mingid koolitused. Aga seda ma räägingi, terviksüsteem, just strateegiline juhtimine peab tulema riigi poolt. Kokku peab nad aitama viia riik. Koolitused tuleb pakkuda riigi poolt. Ühtne süsteem ja siis on vabatahtlikud valmis, ma arvan, minema, panustama, sest ma arvan, et see on selge, me kõik teeme ju suure kummarduse sellest, mis nad teevad iga päev. Anname korra sõna Rasmusele. Vaatame, mis ta sealt organisatsiooni seest ütleb. Ehk siis vabatahtlikud on alati valmis panustama ja sellega ma ei ole nõus, et panustavad liiga vähe. Vabatahtlikud panustavad tihtilugu isegi oma muude tegevuste perekonna arvelt väga palju. Ja juhime tänu tasuta. Ja siinkohal on ka alati see oht, et ametkond võib-olla kipubki mõnikord nägema vabatahtlikke kui tasuta tööjõudu, mida vabatahtlik mitte mingil juhul ei tohi olla. Seega ma ütlengi, et vabatahtlikud, need on pigem sellise ühiskonna teadlikkuse tõstmiseks, lokaalsete kriiside lahendamiseks ja nii edasi, selleks, et üleriigilist kriisi, sõjalist kriisi ja sellega kaasnevaid asju lahendada. Selleks on vaja täielikult teistsugust lahendust. Eestimaa Rohelised näevad siin tõesti asendusteenistuse tegelikku sisulist kasutamist, kust, nii nagu ka mõned teised siin märkisid, kust kaudu siis saaks välja koolitada reserviste, kellel ongi nii-öelda kriisiaja kohustus ilmuda kohale, tegutseda koos nende garantiidega, nii nagu on ajateenijatel pärast reservteenistusse minemisel. Sa pead silmas nüüd seda, et on korraga vajadusel nii politseinik, vajadusel nii kaitseliitlane, tuletõrjuja. Vastavalt koolitusele, et ega on ju inimesi, kes tõesti usulistest vaadetest tulenevalt, mis iganes ei soovi võtta relva kätte. Neid saab koolitada päästjateks, reservpäästjateks ja nii edasi. Meedikuteks, sotsiaalse kaitse ülesanded nii edasi. See on üks reserv, mida tasuks rakendada, kuna me plaanime niikuinii ajateenistuse määra tõsta, et samad inimesed, mõned inimesed saaksid valida reservpäästerühma, tulevase reservpäästerühma liikme pärast, kui ta on ajateenistuse läbinud päästjana. Nii et ja see sama elanikkonnakaitse, millest täna on õnneks juba räägitud, et me vajame igasse maakonda elanikkonnakaitse seltsi, riik peab sellega koostööd tegema. Mitmendat korda, miks te loote uusi asju, kui kõikides nendes maakondades ja kogukondades on kõik need samad inimesed, need sädeinimesed olemas. Nii, Peeter ütleb. Kas ma, nagu üks suur humanist on öelnud, kas ma tohiksin lisada siia ühe mõtte, et see riik käib siin edasi-tagasi. Ma jään ikkagi enda juurde, et riik, see oleme meie ja kui me räägime valitsussektorist, siis me räägime valitsussektorist ja valitsussektor vajab auditit. Ma ei saa öelda, et seal on raha küll, aga Joakim Helenius on vaadanud ja ütleb, et vaatame, et kas kõiki neid tobedaid regulatsioone on vaja, võib-olla ei ole vaja ka kõiki bürokraatia reeglina on hea ja sealt tuleb juba 600 miljonit iga aasta, mis on metsik raha. Peeter lõpetab ära. Kas ma tohin lõpetada, et on paar mõtet veel, et tuleb läbi viia audit ja vaadata, kuidas see toimib, et
saada aru, et millise kännu Peeter, ma olen nõus, vabatahtlikud viitavad bürokraatiale samamoodi. Marko. Ja varjumiskoht. Ma ütlen Peetrile vahele, et kui ta räägib siin auditist, siis see punkt on ära võetud minu naabrilt EKRE-lt, nii et EKRE on rääkinud seda aastaid. Huvitav, et Eesti 200 seda nüüd räägib. Aga vabatahtlikute kaasamine igal pool ja täies mahus ei ole võimalik, sest nende teatud asjad on keelatud. Näiteks suitsusukeldamist ei saa teha vabatahtlikud, sest riik nüüd saab. Aga ma tahtsin öelda seda, et nendel puudub nii-öelda igapäevane kokkupuude selle valdkonnaga. Jah, vabatahtlikud käivad nädalavahetustel ja vahel käivad abis ka öövahtkonna ja nii edasi. Aga neil puudub ka professionaalne juhtimine ja kui me seda tõstame, siis nad enam ei ole vabatahtlikult, vaid nad muutuvadki osa professionaalselt selleks. Aga kui me neile palka ei maksa, siis tegemist on orjatööga ja see on meil vähemalt keelatud. Nii, Lavly. Ei, nad ei muutu. Ma olengi nõus. Vabatahtlikud, et oleks selge, teevadki väga palju tööd. Ja see, mida inimesed nagu ütlevad, et nad ei tunneta, et riik võtaks neid partnerina, nad tahaks rohkem teha. Ja seda saab lahendada nii, et on selgelt ära jagatud, mida teeb riik või mis valitsussektor, ta on ikkagi riik, ja mida teevad vabatahtlikud. Muideks, üks tõsine teema, mis on nõudliku riigijuhtimise osa, see on selline avaliku sektori ja poliitika kultuur, et see kaasamine ei oleks näiline. Me kõik räägime kaasamisest tegelikult ja paneme linnukese kirja, käis huvigrupp 6 kaasatud. Ma olen aastakümneid istunud nende organisatsioonidega laua taga ja püüdnud otsa vaadata, miks täna olid nii sõbralikud inimesed, kes vastu võtsid. Sellepärast, et sa päriselt kuulad neid, sa päriselt kaasad ja sa päriselt aitad nende probleeme lahendada. Väga hea. Lavly lubab minna ja käib kõik komandod läbi ja küsib inimestelt. Aga ma panen selle ootuse. Aga Mati? Ma tulen su küsimusele tagasi ja Islandi juurde, ehk siis tegelikult päästemaailmas see ka täna on ju reaalsus, ehk siis meil ongi üks ühine päästevõrgustik ja natuke vaidleks sinuga, et me ei tohi eristada riiki ja vabatahtlikud. Seda kõike saab koos teha vastavalt oma võimalustele, professionaalsusele. Ma ütlesingi, see on võrgustik. Just ühine. Absoluutselt. Aga kummalgi peab oma roll olema. Ja, aga Mati, lõpetase mõte ära. Kuidas riik Islandil näiteks motiveerib neid vabatahtlikke seal ühes kogukonnas koos pingutama? Sest see oleme meie, riik on meie. Ja, turvalisus algab meist kõigist. Aga kui see rahastus tuleb, kui ma räägin näiteks vabatahtlike päästjatega mõnes komandos, nad ütlevad, et ja me mäletame, et umbes 10 aastat tagasi rääkis Päästeamet ehk et riiklik teenistus sellest, et ühe komando elus hoidmiseks peaks neid rahastama aastas umbes 40 000 euroga. Jah. Palju täna on ühe komando? 13, sel aastal on 25 000. 25. Okei, sõbrad, see oli 10 aastat tagasi. See oli 10 aastat tagasi. Ei, sa küsid, mis praegu. Me kahjuks ei ole keeranud seda praami nina, et see oleks nagu läänes, kus ettevõtjad, kogukond, annetused, toetused tuleksid ja aitaksid vabatahtlikel elada, püsida. Sellega läheb aega. Olen ise istunud laua taga aastaid tagasi, kus ettevõtjad ütlesid, et aga me maksame makse, miks me peame teile veel midagi eraldi maksma. Me oleme näinud pärast rangeid metsatulekahjusid komandode kõrval seisvat risu, mis juba enne seda oli risu, langevat motivatsiooni meeste murdumist. Mehed peavad võitlema vabatahtlikena selleks, et ellu jääda. Lauri, 5 miljonit on hea kingitus. 26, kui ma ei eksi komandole. Komandosid on 122. Sellest pressiteatest tuleb täna tüli. Ei, no kindlasti tuleb tüli, et loomulikult, et oleks võinud ka ära jätta, et siis oleks tüli tulnud ja selle raha kuskile mujale panna. Et teha ühe riikliku päästekomando oleks saanud selle raha eest teha uue. Aga tõesti 13 600 oli eelmine aasta see keskmine, mida vabatahtlikud said. Me kahekordistasime ta. Ma arvan, see on päris suur hüppe. Mina olen käinud nii palju kui võimalik läbi vabatahtlikke, elukutselisi ja rääkinud nendega. Ma ütlen, ülikõrge motivatsioon. Lisaks Päästeamet sai ka selle otsusega 1 000 000 eurot selle jaoks, et veel neid komandosid ehitada vabatahtlikel. 500 000 eurot, et varustust soetada ja parandada. Et ma arvan, sellega saab päris paljud probleeme lahendada. Loomulikult see ühe nagu hetkega see ei lahendagi kõiki probleeme ära. Ma arvan, et Eesti ajaloos pole kunagi ühtegi nii suurt investeeringut vabatahtlikesse olnud. On ju. Ja see on, ma arvan, et see on nagu see tahe nagu, mida ma olen püüdnud näidata, et jaa, te olete olulised. Teine asi, ma arvan, et siin saalis väga palju ei ole neid, kellega me suhelnud oleme, aga võib kinnitada ka kaasamise koha pealt. Tõesti, ma kõigile koosolekutele minister alati ei jõua, aga minu telefon ja minu e-mail on olnud, kui on tulnud, siis me oleme lahendanud jooksvalt neid küsimusi, väga palju nagu asju ära, ma ei tea, et seal
ma usun, Lauri, et sinna on juba tulnud väga palju kirju komandodelt, kes küsivad, miks meie seal listis ei ole. Siin olid käed püssi. Anti. Kordan veel seda mõtet, et ei tohi vabatahtlike arvelt panna riiki kinni ja siis olla odavam nii-öelda. Odavuse peale ei tohi välja minna ja nagu siin õigesti märgiti, lihtsalt vabatahtlike vaim ja potentsiaal tuleb ka hoida elus, aga see ei tohi tulla professionaalide kinnipaneku arvelt. Aga see küsis mitu korda, kus siis need inimesed tulevad? Noorte potentsiaal on ära kasutamata ja see algab sellest, et on gaidid, skaudid, noored kotkad, kodutütred, kuhu me panustame, juba siis õpetame välja nad vabatahtlikeks ja sealt tuleb peale. See on suur potentsiaal. Isamaaline kasvatus, väga hea. Peeter, lühidalt. Ja, lühidalt, et ma üllataval kombel olen ka Antiga nõus, et noored, aga kohustuslik riigikaitseõppe ja see riigikaitseõppe maht on nii suur, et tegelikult tundides, väga lühidalt, saab seal läbi viia sõduri baaskursuse või ka päästeametniku väga baaskursuse, et noored gümnaasiumis keskhariduses saab selleks ette valmistada, siis, et olen ka nõus, et on vaja pikka plaani, on vaja strateegiat ja mida me tahame. Me vaatame tulevikku, meil on vaja minna ametnike ühiskonnast kodanikuühiskonna ja see on see ka, mida lugupeetud moderaator ütles, et me ei ole sellises reformierakondlikus teenuse asjas, et ma makske, tehke. Meie oleme riik, me peamegi tegema ja selles mõttes on naiskodukaitsjate, kaitseliitlaste, merepääste, vabatahtlike päästjate ja abipolitseinike töö. See on metsikult hea, aga meil on seda veel rohkem vaja. Ja samas me ei tohi ära unustada seda, et nad on vabatahtlikud ja neid ei saa võtta iseenesest mõistetavalt ja siis veel bürokraatlike nõuetega, kui ma nüüd õigesti mäletan, et bensiinikorgi läbimõõt peab vabatahtlike autol, mis on ehitatud 63. aastal, peab olema mingisuguse kindla suurusega, muidu nad lähevad. Lauri, vastab tõele. See on nagu sa seoksid jalad kinni ja üritaksid maratoni joosta. Ma küsisin saalist, on selliseid nõudeid olnud? Väga hea. Okei, bürokraatia on teine teema. Näpud olid püsti. Marko. Tahtsin täiendada, et kui siin öeldi, et noorte potentsiaal on kasutamata, siis tegelikult on siin üks võtmeküsimus, mida me jõua kindlasti siin avada, on, et kasvatus hakkab perekonnast. Et ma olen 2 kaitseväelase isa, üks on rühmaülem kaitseväes, teine on Kaitseliidus rühmaülem. Ehk siis perekonnast hakkab palju pihta, et seda me ei jõua siin muidugi katta. See on üks teine debatt, Mati. Ma tahaks natukene keerata teemat ja tulla selleks, kelleks me kõik siin kandideerime Riigikogu liikmeks. Ja üks ja põhiline töö on meil seadusandlus, mitte ainult raha. Ja seadusandluses 2 asja tahaks alla joonida. See koosseis ei jõudnud valitsuses saada, järgmine koosseis, esimene ülesanne on valmisoleku seadus, mis paneb põhimõtted paika ja kuidas sidustada nii riigi kui elanikkonna kaitset. Kohe alguses mehed ja naised, kes sisse saavad, võtke see tõsiselt lauale. Ja teine oli jutt alternatiivteenistusest läbi riigikaitsekomisjoni, need parandused läksid sisse ja Riigikogu võttis juba vastu seaduse, kus asendusteenistusele tekkis juurde ka reservasendusteenistus, nii et me oleme õigel teel ja seda liigutakse edasi. Lavly. Parempoolse tuum on iseendaga hakkama saab inimene ja see on otselink vabatahtlikkusse. Sellepärast, et ükskõik, kas me räägime elanikkonna kaitsest, mida rohkem inimesi saab kriisis ise hakkama, seda rohkem saab aidata riik kriisis neid, kes ei saa ise hakkama. Ja see ei ole mitte ainult kriisis mõtlemine, vaid see peaks olema ka rahuaja mõtlemine. Ja sealt me jõuame ikkagi ja see ei ole teine debatt. Vaadake täna Rahandusministeeriumi aruannet, kuhu me kulutame raha. Me täna kõik seisavad siin debatis ja räägivad tõsiselt võimuerakonnad sellest, kuidas tuleb teha seda, teist ja kolmandat. Parempoolsed on ainsad, kes näevad, et ka tulud on riigi jaoks olulised. Kui sul tulusid ei ole, sul ei ole võimalik anda ei vabatahtlikele organisatsioonile ega maksta ka siseturvalisuse inimestele normaalset palka. Nii et palun vaatame ikkagi riiki tervikuna ja hoiame seda mõistuse häält alles, et mõistuse hääl on see, mida ütlevad parempoolsed, mida on riigijuhtimisse vaja. Millised džentelmenid jätsid naisele viimase sõna? Aitäh teile. Lõpetuseks me võiks ju veel rääkida rahast pikalt. Mu enda naabrimees on politseinik, kes selleks, et ellu jääda olukorras, kus tema 800-eurone igakuine kuumakse kerkis Euribori toel 1500 peale,
peab hakkama saama businessiga sealt kõrvalt ja ütleb, et muidu ei tule toime. Tema igapäevane menetlusmaht on 60 asja, mis ei tundu väga normaalne. Siinsamas kõrval on vabatahtlikud päästjad, abipolitseinikud, kes on valmis ja on ka sellesama kutsunud kokku sellesama debatti selleks, et te õpiksite neid tundma, kutsuksite nad lauda ja võtaksite siitsamalt, kohe kui me Delfi ülekande lõpetame, võtaksite nende numbrid ja ütleksite, jah, räägime läbi. Rasmus, suur tänu sulle, aga kahjuks on aeg meie vaenlane. Peeter, Eesti 200, Rasmus Rohelised, Anti EKRE, Marko Keskerakond, Lavly Parempoolsed, Mati Reformierakond, Raivo Isamaa ja Lauri Sotsid. Suur tänu teile ja kiidame ka naabrivalvet, abipolitseinike ja vabatahtlike päästjaid, Päästeliitu selle debati kokkukutsumisest. Suur tänu!